Hei. Mul on sulle veel üks lugu, üks nohulugu. Nimelt paar nädalat tagasi, see oli tegelikult täpselt 9. jaanuaril, siis kui ma tegin oma teise rännaku meelerahu ja sisemise vabaduse juurde töötoa veebis. Ma olin tegelikult vahetult enne seda natukene vist nagu liiga endale teinud, et olen käinud Tallinnas ja hilja üleval olnud ja hästi palju kohtumisi ja niisugune intensiivne nädal oli selja taga olnud ja ma tegin vist veits oma kehale liiga. Igal juhul oli tunda midagi, et natukene niisugune tõbisus on peal. Aga koolitus oli vaja läbi viia ja mis läks minu jaoks seekord veelgi ägedamalt ja sügavamalt, et see oli tõesti võimas sõit. Aga siis kohe peale koolitust mul tekkis nohu ja see nohu oli tõesti selline, et ma reaalselt paar tundi hiljem lihtsalt voolas, tilkusid seda vedelat värki välja. Ja täiesti, ma olin tõesti ise ka nagu hämmingus, sest ma ei mäleta, millal mul viimati selline nohu oleks üldse olnud. Ja mul oli vestlus peale seda oma hea sõbra Olgaga, kes on ka rännakupraktik ja kes toetas mind sellel koolitusel. Tegime kokkuvõtet ja siis ta ütles mulle, et kuule Irene, et tead, vahest on nii, et need nohud ei tähenda seda, et sul on kellegiga kusagil mingist ütlemist olnud ja et siis saad võib-olla veits haiget ja siis tekib nohu. Me kõik oleme võib-olla märganud seda, et teatud suhtlemised, mis meid riivavad, me jääme peale seda haigeks, kui see riivamine meie sisse jääb. No vot, et vahest on nii, ütles ta mulle, et keha on sinu peale solvunud. Ja see mõte, et ahah, et mu keha jäi haigeks praegu, sest ta on minu peale solvunud või et see koht, et ma olin tast üle sõitnud, lõi mulle mingi pirni põlema, mõtlesin, et täiesti lõpp. Uskumatu, ma pole kunagi selle peale niimoodi mõelnud, et mu keha võib mu peale solvuda. Ja loomulikult ma tegin siis läbi sellise väikese protsessi enda jaoks sisemiselt, kus ma palusin oma keha käest vabandust, et ma ei ole osanud tema eest nii hästi hoolitseda nagu vaja, et ma olen võib-olla teda piitsutanud või eiranud tegelikult, sest et mul on vaja asju teha, mul on vaja, ma olen ju elevil ja mul on siin loomisprotsessid käimas ja küll see keha hakkama saab. Ja siis palusin ta käest vabandust kõikide nende ülelaskmiste pärast ja lihtsalt on järgmised paar päeva nagu eriti tähelepanelikult keskendunud sellele, et tunnetada, et mida mu keha päriselt vajab. Mida mu keha praegu vajab, kas ta vajab und, siis ma leian võimaluse, kuidas ma annan talle seda und, kas tal on vaja vahepeal pikali heita, kui ma teen mingid intensiivselt oma tööasju ja tal on vaja päeval vahepeal puhata. Siis ma lasen tal seda teha, et mida ta süüa tahab. Ta tahab, ma ei tea, liikuda. Ühesõnaga, et ma tulin kogu aeg hoides teadlikku tähelepanu ja kontakti oma kehaga ja liikusin nii-öelda sedasi läbi elu. Et lihtsalt anda kehale tasakaal tagasi ja öeldakse ju, et kui tuleb nohu, siis tee, mis sa teed, aga nädal aega ja siis hakkad terveks saama. Aga nüüd sellise paari päevase sellise intensiivse protsessi tulemusena, kus ma nagu hästi tähelepanuga olin kehal, juhtus nii, et see nohu kestis täpselt 3 päeva. Ehk siis kolmapäeva õhtul veel veits oli ja kui ma neljapäeval üles ärkasin, siis pühapäeval algas ja neljapäeva hommikul ärgates ei olnud sellest mitte ühte jälgega järgi. Ja muidugi loomulikult ma tundsin ennast väga-väga hästi, sellepärast, et ma olin ju mitu päeva olnud kõikide muude tegevuste juures pidevalt tähelepanu toomas siis sellele, mida mu keha vajab. Ehk siis, miks ma jagan seda, on see, et märka seda, et vahel need sellised kehalised ilmingud on märk sellest, et
mitte vahel, tegelikult alati. Kehalised ilmingud märk sellest, et me oleme kehast üle sõitnud ja et kui oluline on tegelikult iga päev võtta see hetk ja tunnetada, mis su keha vajab, kuidas sa sellest hoolitsenud oled, kas sa oled talle andnud parimat, kas sa oled pannud sinna häid asju sisse, kas sa oled sinna häid asju peale pannud, kas sa oled andnud talle piisavalt puhkust ja nii edasi.